Tutvusta ennast, palun. Mis suhe sul on siis? Mina olen Joosep Mattius ja mina olen filmitegija ja eelkõige pean ennast loodusfilmi tegijaks. Olen seda loodust, ma võiks öelda kogu oma elu vältel õppinud ja mul vedas, sest minul oli selline vanaisa, kes oli ise suur metsamees, oli ka jahimees ja hiljem loodusfotograaf, sest ega algusaegadel, kui tema alustas, siis põhimõtteliselt fotoaparaate nagu väga ei olnudki, et nii kui fotoaparaadid tulid, siis ta hakkas rohkem fotograafiaga tegelema. Vahetas püssi kaamera vastu. Ja tema oma vanaisa kõrvalt olema hästi väiksest peale metsas käinud ja seda loodust tundma õppinud tema kõrval ja selja taga. Alati oli nii, kui me metsas käisime, tema pani ees ja mina alati sabas ja siis kõike, mida ta nägi, siis ma kõike vaatasin ja proovisin meelde, et kuulasin ja minu vanaisa nimi on Harri Põldsam. Ta on nüüd parematel jahimaadel juba päris 10 aastat või nii. Aga tema oli ka omal ajal Rein Marani loodusfilmidele selliseks, kuidas need on siis, nõustajaks või nõuandjaks. Ja siis oli Rein Maranil üks film 70-ndatel Inimene ja loodus ja siis oli seal intervjueeriti minu vanaisa ja siis küsiti selle jahi kohta ja miks peab neid loomi kangesti laskma ja siis tema ütles eelkõige seda, et tema võiks ka vabalt looduskaitsealal töötada ja ta ei peaks üldse. Aga nüüd, kui siit edasi mõelda, et hoida loodust tasakaalus, see nõuab minu meelest väga suurt tarkust ja palju teadmisi. Aga vaat siin mulle tundub, et ei ole meil seda tarkust ja ei ole teadmisi piisavalt, et seda teha selliselt, nagu loodus seda teeks. Et me tahame kangesti astuda nagu looduse asemele või kuidagi sellesse jumala positsiooni. Aga meile käib see positsioon üle jõu. Ma ei tea, miks ma seda rääkisin, aga see oli võib-olla see, et seda tausta natukene, et ma olen just nagu jahinduse keskel üles kasvanud, et mina väiksest peale on jaht olnud kogu aeg minu ümber, see on olnud normaalne, see on olnud tavaline, aga ma olen ka seal näinud, minu vanaisa oli just, ma ütleks, ka minu vanaema oli jahimees ja kudus lastele sokke ja passis öösel tornis siga. Et sealt tuleb ka sellest aru saada, et mitte sellepärast, et vanaema oli jõle inimene ja jube verejanuline, et tahtis nagu raskelt isegi öösiti mitte laste juures olla, vaid loomi tappa. Aga seal oli lihtsalt ju jällegi need kvoodid olid, mis tuli ära küttida. Et seal tegelikult ei olnudki seal neil alati seda ka valikut, aga samas nad ei olnud ka mingis ohvripositsioonis, et nad on sunnitud seda tegema. Et see oli kuulus nagu nende maailma, aga muidugi aeg oli ka natuke teine, et kõike seda loodust ja loomi oli nii kordades rohkem. Et nagu kui praegu siin põtradest rääkida, et praktiliselt põtra ei näegi. Siis oli põtru nii palju, et nad ei mahtunud metsa ära. Ja siis võib-olla olid seal mingid probleemid, et sõid mõne noorendiku ära, aga ma ei kujuta ette, mis noorendikke nad tänapäeval söövad siin. Ütleme, kui ma nüüd põdra peal hüppan, sa ei küsi, siis ma kohe ise räägin.
Räägi. No, et lihtsalt, et lõpuks jõuame sinna ka, et kuidas, mis su suhted nagu kisketega on, eriti hundiga ja... Jah, et... No, aga lähme siis sinna kiskete peale, mis mul suhted hundiga on. Hunt mulle... No ma võiksin öelda, vaat mina ei ole teadlane, ma ei ole ka jahimees, ma olen filmimees. Aga need loodusfotograafid ja loodusfilmi tegijad on sellepärast jällegi põnevad, et nad veedavad looduses väga palju aega ja nad meeletult pikalt passivad on ja vaatlevad loodust ja loodusfilmi tegijad tihti nagu näevad situatsioone, käitumisi, mida teadus pole üldse kirjeldadki, täitsa uusi asju. Et mis näitab ka seda, et kui vähe me ikkagi nagu teame, et selles suhtes ma olen mööda huntide jälgi käinud, olen paar korda saanud neid filmida, aga neid näha on ikkagi üliraske ja filmida ka nagu ülikeeruline, et minu käest on mõnikord küsitud, et kui sa satuksid peale olukorrale, kus hunt murrab kitse, et kas sa siis filmiksid seda või? Umbes, et kas see on sinu arvates eetiline sükst asja filmida? Ma olen alati öelnud, et ma suurima hea meelega filmiks seda ja kui ainult siuke olukord tekiks, see praktiliselt võimatu. Teoreetiliselt on see võimalik, aga looduses on alati läheb midagi nässu, midagi läheb nihu või tuul korraks teeb tiiru ja et sa võid isegi kõik õigesti teha, aga sul peab ikka meeletult õnne olema, et see õnnestub. On üks äge juhtum, kui oli sügis ja läksime ühte luhanurka oma kolleegiga ja oli väga tuuline ja vihma tibutas ja siukene oktoobri alguses siukene hästi kilm. Ma ütlesin, et ma näitan sulle seda kohta ja jätame kaamerad autosse, et mis ei viitsi neid tassida. Ja siis läksime siukse maiks madala platvormi peale ja luha peal oli juba natuke vett ja siis olid heinapallid olid veel luha peal jäänud ja see 5 hunti magasid kõik erinevate heinapallide peal. Ja siis me vaatame seda ülevalt. Olime ikka väga suhteliselt lähedal. Ja me tulime huntidest võib-olla seal 60 meetrit võib-olla, aga nii suur tuul ja torm oli, et nad ei kuulnud meid. Ja siis läksime tagasi kaamerate järgi ja tagasi tulles loomulikult hunti enam ei olnud. Aga natuke oodates, siis tulid kuskilt lähema põõsa tagant. Nad olid seal ilmselt metskitse ja olid seal ära murdnud. Tulid lõõtsutades. Ja siis oli huvitav, et nad lõhna ikkagi ei saanud, aga kui nad olid jõudnud selle platvormi alla, ja siis nad vaatasid üles. Ja see oli nii äge olukord, et siis nad olid nii segaduses, nad nägid figuure, aga lõhna ei saanud. Ja nad lihtsalt ei uskunud oma silmi. Või kuidagi siuke olukord oli. Ja väga tihti olen märganud nagu karudega või kui karud, mitte küll Eesti karuga, aga kui ma olin Californias Yosemite rahvuspargis filmisime musta karu. Ta on ka karu ikkagi. Et kui karu tuleb varjendi ette või sööda peale ja siis ta saab aru, et inimene nüüd istub varjendis, siis tal on, ma ei tea, kas ta on päriselt nii õnne, aga tundub, tal on nii piinlik selle olukorra. Ta keerab vaikselt ringi ja läheb minema. Ja sama oli seal nende huntidega, et see oli tõmbas nagu kurat küll, kuidas me nii lollid oleme. Et me jäime lihtsalt niimoodi vahele. Ja siis oli nagu neid loomi, ma ei tea, mis aasta see võis olla seal 2010
2011-12 võib-olla. Ja no, et loomi oli nagu nii palju, et kui need hundid luha pealt tulid, nad jooksid ja siis samal ajal selles samas vaateväljas olid veel 3-4-5 kitse ja kitsed olid tardunult paigal ja hundid jooksid kitsede vahet läbi niimoodi ja panid minema. Aga see oli ka jällegi huvitav, et kuna ma nägin, et nad lõhna ei saanud, nad ehmatasid, no võib-olla, et ma olin kindel, et nad on järgmine päev ka seal. Ja järgmisel hommikul tulid uuesti reas läbi, sinna samma kohta. Aga filmida oli väga raske, sest nii kõva tuul oli, et lihtsalt kaamera, küll korralik statiiv, aga kaamera lihtsalt päris. Ja siis on, kus ma neid veel olen saanud filmida, on üks kord andis üks jahimees, vanaisa kolleeg andis infot, ütles, et ta isegi ei näinud hundi jälgi, aga see oli sügisene aeg. Ja ta ütles, et läks sealt heina seest rada, mul on tunne, et see on hundi rada, et mulle ütleks edasi. Ja siis ma läksin sinna Uudismaale lähemasse kivihunnikusse, sain umbes teada, kuhu nad läksid. Ja siis õhtu, kui see päikse loojangu aeg oli, siis tuli kõik hundi kutsikad jooksid heinamaa peale mängima ja ma kokku oli neid 8. Ja siis natukese aja pärast läks üks hunt eraldus ja läks sinna kanti, kus on metsa, kus on kopra, kus oli siuke väike oja ja koprapesa või kopra kuilpesa. Ja pärast olid nad, ma käisin neid vaatamas veel peaaegu võib-olla 5 päeva jooksul. Ja siis nad hundid olid paigas ja püüdsid heinamaa peal hiiri. Et täitsa päeva ajal. Et siuksed olukorrad on olnud ja mõnikord olen kuulnud ja tean, kus nad on, aga no lihtsalt ei näe, et nad ei tulegi üldse valges välja. Siis on nagu huntidega käib alati palju maagiat kaasas, et teadsin kuulmise järgi, kuulsin ulgumist ühel õhtul ja siis oli üks fotograaf, kellel oli veel, kes oli ka, ta vist polnud näinud, aga või oli ka näinud juhuslikult ja umbes oli teada, kus nad on. Ja siis ma lähen juba varakult, istun sealt põõsast tundide kaupa ja juba hakkab hämaraks minema ja kaameraga enam ei saa. No vaatad juba piiri peal ja vaatad, no ei tule kedagi ja siis kohmitsen seal ja panen selle kaamera kotti ära ja siis vaatan uuesti põõst hunt seal ees ja kõndib rahulikult sealt minema. Et kui siin võib-olla, mis mulle alati ka tekitab meelehärmi on see, kui hirmutatakse hundiga ja nüüd viimasel ajal on neid lausa, et inimesele ohtlikke. Et see on nagu tõesti, ma ei oska, ei saa mürki võtta, et pole olemas sellist hunti, kes ei võiks kunagi inimest rünnata, sest koer võiks rünnata inimest ja tõenäoliselt koerad on statistiliselt kordades rohkem inimesi tapnud ja vigastanud kui hundid üldse kunagi. Et just ongi nagu see kogemus, mis on nagu loodusfotograafidel või filmitegijatel, kes lihtsalt lamavad metsast nagu igal põõsa all või puu all ja ootavad, et see hunt tuleks ja nüüd sööks neid ära või miski pärast seda kuidagi moodi ei juhtu. See lihtsalt, see ei käi
hundi pähe, see ei mahu, see mõte. Et mul on sihuke põnev kogemus. Osalesin ühes loodusfilmis, mida tehti Kanada Arktikas Ellesmeri saarel, kus oli küll natuke teist laadi hundid, need suured valged hundid, Arktika hundid. Ja seal see on ka jällegi siukene huvitav käitumise uurimise labor, kus põhimõtteliselt nendel huntidel pole ühtegi halba kogemust inimesega, seal pole kunagi neid jahitud. Ja kus on ka siukene, seal kaugel Arktikas on need toiduvarud on seal hästi ikka minimaalsed, et seal käib kogu aeg ikkagi see iga palukese eest võideldakse. Ja seal hundi ainus vaenlane on teine hunt, et seal toimib see, et hundid reguleerivad ise oma arvukust, sest kui seda toitu pole, siis lihtsalt süüakse või murtakse siis teine hunt maha ja kuidagi tundub, et see arvukuse reguleerimine käib juba täitsa nagu varases eas, sest esimest korda jällegi polnud keegi kunagi seda dokumenteerinud, et me saime isegi seda filmida, kus naaberkari tuleb teise nõrgema karja juurde, alfa emane, alfa isane ja eelmise aasta noor loom ja tulevad ja murravad väikseid kutsikad maha ja niimoodi see oli, ma ei hakka pikalt seda jutustama võib-olla, aga jah, siuksed täitsa vastsündinud kutsikad, võib-olla olid isegi pimedad ja lihtsalt tõid urgudest välja, et see oli ka nii tore, tore, aga huvitav, et alfa emane lasti ette, et seda tegi emane loom just, et see on siis kas siis karjade vaheline konkurents või juba ja siis konkurents ka tingib juba selle või juba kuidagi mingisugune suur loodus, mingisugune asi andis talle aimu, et järgmine aasta ei tule nii ja juba hakkavad nad ka üksteist ise vähendama või ma seda vastust täpselt ei tea, miks nad seda teevad, aga ilmselt kõige lihtsam on see konkurents, et seal neil oli 5 kutsikat ja järgmisel aastal oleks olnud juba 7-pealine kari ja võib-olla ja nendel see kari, kes maha murdis, nendel oli vist seal 1 loom vähem ja olekski olnud vastupidise asi, et ja siis siukeses keskkonnas hunt, kus tal on toitu vähe ja isegi mina ei olnud sellel hetkel kaasas, aga seal see hundiühiskond on üldse nii keeruline, see käitumine on nagu nii, isegi imestama, kui keerukas ja kui komplitseeritud see hundikarja dünaamika või käitumine on, et seal oli karjal ei olnud mitte, et alfa emane hoolitseks kutsikate eest, vaid kuskilt keegi täpselt ei saanud sellest aru, aga see polnud ka selle karja liige, aga kuskilt väljaspoolt oli toodud nii-öelda kasuema, kes hoolitses kutsikate eest. Siis karjas olid isendid, kes tegelesid kutsikatega mängimisega, kes käisid kutsikatega mängimas ja siis see nii-öelda kasuema, see ka imetas kutsikaid. Ja päris ema ka imetas, aga päris ema, need käisid paaripäevastel siukestel jahiretkedel ja tulid tagasi ja siis nad tõid seal süüa ja imetasid kutsikaid aga sellele kasuemale ei toodud kunagi süüa. Et see oli täiesti tühi koht nagu. Arvati, ma võib-olla hüppan siit sinna, aga arvati, et see kasuema ongi tulnud sellisest karjast, kelle kutsikat on eelnevalt maha murtud. Ja tänu sellele ta ka imetab. Ja siis põhimõtteliselt see kasuema surigi kaamerate ees nälga. Sest ta ei saanud kutsikate juurest, sest filmimeeskond oli kogu aeg jälgis. See oli kogu aeg polaarpäev, kogu aeg nagu jälgid seda asja. Ja ta ei käinud jahil ja talle ei toodud süüa.
ja niikaua, kui ta ära suri ja siis viidi kutsikad minema teise urgu. Selle, et ühesõnaga nälja probleem oli suur, aga et inimest mõelda selle peale, et võiks inimest süüa. Null täiesti. Siukest mõtet ei olnud neil peas ka. Hundid tulid, no tõesti tulid ligidale, tegelikult ma ei soovitaks nii ligidale, aga need igas karjas on mõned isendid siuksed ülijulged või natukene sellised. No need kõrvalkaldid on, see loodus on hästi variatiivne. Mina pildistasin küll 2 meetri pealt seda hunti, tõesti normaalobjektiiviga. Aga siis nagu natuke tegi mingisuguse väikse liigutuse umbes, et nagu mitte, et ta ligemale teda ei lase või mitte muidugi järsku liigutustega. Aga siis seal olid mingid hundid, üks hunt oli, seda kutsuti Curious George, selle multifilmi. Tema oli selline, kes julges tulla siis meie kämpi ja sealt kilekotti näiteks pihta panna. Telefoni režissöörilt tõmbas telefoni ära, siis joosti järgi hundi. Aga näiteks kui olime vahetustega filmisime, üks magas, mina magasin, siis nad filmisid, kuidas ma magasin ja hunt tuli ja nuusutas minu pead ja kõik käis üle. Et ei saa öelda, et see on nüüd üks ühele see sama, mis on meie hunt. Aga see oli ikkagi täiesti, miks ei või hundi oleks nii lihtne inimene ära murda, ära süüa, kui see toit on nii vähe, aga see, ma absoluutselt ei näinud, et see oleks nende mingi mõttegi siukest. See ei kuulnud ja mulle tundub, et see, kuna Eestis vähemalt siin, et huntidel on nii kõva ja see küttimissurve peal, et see hunt peab olema hull, kui ta tuleb inimesele kallale või see peab olema mingi peas segane või haige. Ütleme, me ei saagi võib-olla looma kohta öelda, et ta peas segane, et ta on siis tõenäoliselt haige. Aga neid hunte vist on veel kuskil elavad, kes ei karda inimest, aga nad ei ründa ka. Mingi koht kuskil Ameerika. Oskad seegile öelda? Jah, et kus nagu inimtegevust väga palju ei ole, aga seal on filmimehed lähevad sinna, filmivad, hunti karda ega ei ründa ka. Mingisugune, mis merehundid ma olen... Aha, seal on jah mingid need niisugused... Kes siis... Jah. Kes siis toituvad kaladest. Jah. Välimuselt ütleme... Et siuke võhik ei teegi kohe neid vahet või mitte võhik või isegi, kui ma foto pealt vaatasin, siis ma isegi pidi tükk aega mõtlema ja konsulteerima, kas see on sama hunt. Korra oli see küsimus, tekkis. Nojah, et selles suhtes, et hundiga veel suhet, hunt mind väga huvitab ja hundi filmimise nimel ma olen nõus väga palju pingutama. Et ja veel pakub hunt huvi, võib-olla ka siis seoses Elleriga. Hunt ja siukene hundi kultuuriline kontekst ja kuidas me ühiskonnana hundisse suhtume, et see on ka nagu tõesti, ma olen nagu vahepeal väga imestunud sellest, et me elame nagu justkui muinasjuttude maailmas, et see suhe, kas vaatad seda hundi debatti või nende karjakasvatajatega või et see on nagu mingi, vahepeal on siuke tunne nagu oleks keskaega sattunud, et mingi samalaadne niisugune pimestunud tampimine käib ja siukene demoniseerimine, et ma selle üle natukene imestunud, et kas tõesti praegu tänapäeval ka, aga
ma siin kohal jah, võib-olla dokumentaristina ma tahaksingi seda asja nagu vaadelda ja uurida, et see on nagu põnev nagu minu jaoks, et kuidas inimene mõtleb ja kuidas see peegeldab ühiskonda laiemalt. Et siin noh, me praegu oleme üldse väga keerulisel ajal elame ja kuidagi oleme just ka nagu vabas ühiskonnas, aga kuidagi teistmoodi või mõelda nagu tohib just järjest vähem. Et see on nagu tembeldatakse, et see on nagu lausa ohtlik ühiskonnale, et kui keegi mõtleb teistmoodi, et võib-olla ongi, ma ei oska, siin ongi, aga võib-olla, kuna me kogu aeg seda korrutame, et see meil on selline vaba ühiskond, demokraatlik ühiskond ja sõnavabadus on nagu meie üks põhiväärtusi, siis seda tuleks ikkagi austada ja hoida. Või noh, et mitte, no kui me käisime seal Eleriga, olime seal lambakasvatajate, mis asi see oli siis? Koosolek või mingi aasta konverents arutelu ja ajakirjanik küsib, et Elleri käest, et kas teid rahastab Kreml? Ma ei kuulnud. Kas teid rahastab Kreml? No meid rahastab ka. Et selle noh, ma ja siis ja see tekitabki võib-olla hirmu ühiskonnas, et kurat, et kui ma nüüd arvan nagu teistmoodi kui laiem avalikkus, et kurat, ma nagu täitsa loll ju, et või äkki arvatakse, et ma olen mingisugune, et äkki ma ei olegi tõsiselt võetav enam. Või olengi Eesti riigi vastane, või midagi sihukest. Sellest tuleb meelde, et meedia on selles teemas valinud poole, mitte ei ole neutraalne. Et see on nagu väga silma paista. Jah, ma ise ei oskagi öelda, kas ta on valinud poole. Vahepeal mulle tundub lihtsalt, et see teadmine on nii väike või madal arusaam. Kui sa võtad looduse teemat näiteks, et just seda suurkiski teema. No just, et mulle muudes asjades võib-olla neutraalsem, aga siin on minu arust selgelt kallutatud. Muudes asjades teame jälle meie vähem ja sellepärast meile tundub, et see on neutraalsem võib-olla. Ja noh, siin suurkiskjate või looduse suhtes mulle tundub tihti, et see loodusest kaugenemine ja võõrandumine ongi juba nii suur, et enam ei olegi kuskilt nagu ka võtta adekvaatseid ajakirjanikke, kes teemasse piisavalt süveneks ja kellel oleks see arusaamine, et olla üldse vähemaltki erapooletu. Et nad on kõik ju nende samade muinasjuttudega üles kasvanud, linnas elanud, teadmatu, noh, ma ei oska siinkohal öelda, kas see on teadlik poolevalimine või on see lihtsalt oskamatus. Kohati tundub, et see on ikkagi nagu kõvasti ikkagi sisuturundus. No turundust on kahjuks jällegi ja meie maailm ju praegu puhtalt turunduse peal. Et tehaksegi nagu avalikult kampaaniaid ja siis me elamegi kampaaniate maailmas, et põhimõtteliselt nagu me tegeleme suurte ja tähtsate teemadega umbes nagu mingi Selveri laadapäevadega umbes, et kes suurema ja värvilisema ja valjuhäälsema reklaami suudab püsti panna, et noh, see nagu seda kassid ostaksid lõpuks. Noh, sinna poole on see asi nagu teel, et küsiks ühe küsimuse, kui tohib. Et nagu loodusfotograafina, aga ma natuke filmin ka, vaata. Et
ma olen nagu kogu aeg selline endal sihuke sisemine dilemma, et mida nagu teha, kas näidata seda mingit sellist ausat tõde või noh, mitte ausat, vaid sellist ka ausat, aga ütleme sellist koledat poolt ja siis sellega üritada seda sõnumit nagu edastada või näidata seda ilusat ja siis üritada seda sõnumit läbi selle ilusa nagu edastada, et kumb see tõhusam oleks või kas peaks nagu valima kumba või võiks nagu mõlemat teha või? Ma arvan, et mõlemat oleks vaja teha. Et näidata ka ilma ilustamata ja samas loodus, kui ta, ma vist räägin väga üldiselt, aga sa küsisid ka üldiselt, et loodus, kui ta on looduslik või puutumata või isegi mitte puutumata, aga ta on sellises heas konditsioonis, siis ta ongi väga ilus. Ta ongi täiesti hinge mattev. See on ka tõsi. Aga seal kõrval, kui sa keerad kaamera võib-olla kõrvale, seal on võib-olla need suured puuvirnad ja jõhker lageraie. See on ka tõsi. See on ka fakt. Et mõlemad eksisteerivad kõrvuti. Ma olen ise nagu mõelnud sellele, et kumb see tõhusam just on. Ma arvan, et mõlemad on omal kohal, seepärast, et negatiivne, inimestel tekib ka muidugi negatiivse suhte saati isegi vastureaktsioon, et negatiivset on nii palju. Ja just, et seda ma olen nagu ka mõelnud, et inimesed ei taha enam sellest negatiivsest kuulda või et kui sa tahad seda tõde nagu kuidagi. Aga kas seda näidata, no vaat siin ongi jälle tuleb siis tulema fotograafi loos välja, et kuidas siis seda niimoodi teha, et ta ei oleks lihtsalt nüri negatiivsus või koledus, et ta oleks kuidagi kontekstis, et see oleks põnev, et see oleks midagi avastada. Noh, ma ei tea. Kunagi ma mäletan, üks foto oli Remo Savisaarel seal, et see metsis palgivirna otsas või kuidagi seda näidata nagu niimoodi. Ei, vaat siin ma ei tea ka mingit, ma lihtsalt arvutan tõesti, ma ei tea ka seda õiget vastust, aga ilmselgelt peaks mõlemaga proovima. Mina arvan küll, jah. Saab keegi midagi küsida? Mis film on järgmine, mis on? Kes seda teab? Loodus, kui sa mõtle, praegu ma teen järgmine võib-olla, mis valmis saab, on ma filmin Skandinaavias, Rootsis, Norras filmin polaarrebaseid ja seda tundra elustikku seal. Ja siis seal nende polaarrebastega on siis see lugu, et polaarrebane iseenesest tema käsi ju globaalselt vist ei käigi väga halvasti, et ma tean, et Islandil vist pidi olema kuni 9000 isendit, aga Skandinaavias on neid, kogu Skandinaavia peale kokku mingi 500 või siuke. Et kuidagi Skandinaavias nad ei taha, ei saa hakkama, tähendab, mitte ei taha, vaid ei saa hakkama. Ja seal kõikide urgude juures, kas täiesti kõikidega enamus urgude juures, kus nad rebased elutsevad, on söödaautomaadid koeratoiduga ja põhimõtteliselt on juba filmides raskusi saada sellist käitumist, et vanemad toovad poegadele süüa, sest pojad käivad lihtsalt seal selle toiduautomaadi juures ja taksavad seal ja võtavad snäkki siis, kui ise tahavad. Kelle nimi soome keeles on naali. Jah, naali, jah. Ja siis fjällräv. See sama, kes... Ma teadsin, et nad on Soomes õudselt haruldased, aga... Soomes vist on üks pesakond vist, kes looduslikult on palju nende, on vist üks pesakond. Ja, nad käis kuskilt läbi Soome listist mingi ta kaotab
konkurentsis rebasele juhul, kui lund on liiga vähe ja nii edasi. Täpselt. Ja tema nagu eelis nagu tõelises Arktikas elutseda on see, et ta suudab koguda piisavalt suvel varusid, mida rebane eriti ei tee. Elada niimoodi talv üle, aga siis kui lund on vähem, siis rebane võtab üle. Jah, punarebane tuleb järjest peale alt poolt ja sealt üleval põhjas on see kliimamuutused on palju kiiremad ja drastilisemad ja siis lemmingute arvukus on selline, ei ole neid kõrghetki enam nii tihti ja neid päris maksimume nagu üldse ei ole enam. Ja siis arvatakse, et üks põhjus, miks lemmingute käsi kehvasti käib, on ka see, et kuna see kliima või on nii natukene muutunud, aga see juba põhjustab lume vahel selliseid jäiseid kihte, kus ei saa lemming läbi ja juba ongi kogu see ökosüsteem vaakub hinge seal on üks väikse asja pärast. Jah, noh. Miks see siis, kui see hunt, kes läheb sinna nagu, on see nagu, kes võõrasema, eks ju, miks ta neid poegi ära ei söö? Sest nad pole ju tema lapsed. Hea küsimus, võt seda ei tea. Sama küsimus võiks olla, miks ta inimest ära ei söö? Mul on üks teooria, et ta on ikkagi mingisugune sugulane. Jaa. Et mingi kaugusugulane. Võib-olla. Täitsa võib-olla, sest nad... Ja muidugi ma olen ka seda kuulnud, et ega see imetamine või see... Ma ei oska teaduslikku väljend, noh, et kui sa hakkad piima tootma või mingi laktatsioon, et see tekib ka nagu, võib ka lihtsalt paralleelselt tekkida, et kui sa oled selle kuidagi, sa näed neid kutsikaid ja kuidagi see iseenesest võib hakata noh, käivitub või siis teine variant on, et tõesti olid tal endal kutsikad, aga neid kutsikad siis hävitati. Jah, lugusid on seal palju, aga põnevaid asju. Väga põnev. Aga aitäh sulle. Palun. Teeme väikse pausi ja siis äkki meil on veel üks. See on ikka